ja mul on reaalselt ongi vana aasta õhtu tunne ja mul tulid kõik need mingid hirmuvideod ja igasugused need asjad meelde, nii et ma tegelikult ei taha siin üldse olla. Lennukid ei lenda, elektrit ei tohi kasutada. Oh my god, ma kardan. Mingi koer tuleb, issand jumal. No nii, lähme ja vaatame siis, milline see pali on või siis sanuur. Me ei saa ju terve pali alla seda panna. Selline on siis pali prügiauto. Korratakse prügi kokku. Me liigume edasi, siis ma näitan. Ja niimoodi see prügimajandus siin käib vist. Mu toit jõudis. Lihtsalt. Mida? Ma olen nii harjunud aussis on see, et sa võtad oma rulli ja pigistad oma seda kalakujulist asja peale ja ongi chill. Restoranis sushit süüa. Aussis tulles. Nagu ma arvan, et kui sa tuled Eestist ja sööd seda, see on ikka mega hea. Aussis tuled, siis see on mingi maailma ime lihtsalt. See on nii hea. Okei, see toidupood, kust ma käisin, ma tulin nüüd siia ülesse. Me olime enne seal all, kõndisime sealt alt toidupoodi sinna ja nüüd me oleme siin üleval. Nii et kui keegi tahab tulla ostma jalanõusid, riideid, lõhnu, ma oleks pidanud siia tulema lõhnu ostma, mitte sealt alt. Siin sanuuris on siis päris suur selline keskus. Aga minu meelest tegelikult pole üldse halb mõte võtta endale homseks mingi küünlatuppa. Pean seal vaikselt oma toas olema. Mis see maksab siis? 30. 3 toltsi. Nagu siit ma võtaks need maalid kõik koju. No see on ikkagi reisi, mis siin poes on nagu öelge üks asi ja ma arvan, et siin poes on nagu kõike ja hästi palju. Ma pean siit nüüd ära minema, sest ma ei saa midagi osta, sest mul on puhkus esimene päev. Ma ei saa oma kotte täis osta. Ma leidsin küll Jaxi, mul on viirukid ja mul on viiruki alus ka kodus olemas. Homseks olen ette valmistunud, et vaibi luua mediteerimiseks. Kell on 4, liigun koju, et veits aega puhata, sest ikkagi täna mu esimene päev. 6-7 aeg ma liigun ranna poole ja mööda randa jalutan siis McDonaldsisse või nagu McDonaldsi juurde, kus kohas siis algab paraad. See kutsu on nii nummi. Nagu mida, kui nunnu. See siin on siis minu selle söögikoha koht, kus ma hommiku söömas käisin. Siia on juba nagu need ette tõmmatud ja arvatavasti vähemalt mulle niimoodi öelda, et homme saab süüa, aga ma pean minema siis sinna receptionisse. Nüüd ma tahan sööma minna ja siis me lähme tagant kaudu siia sööma, nii et arvatavasti seda üldse homme lahti ei tehta. Ehk siis, et tänavatel olla ei tohi, keegi ei tohi näha, et sa kuskil käid ja oled. Nii et kõik sigivad ja sagivad ringi, et veel enne homset mingid asjad tehtud saaks. No nii. Lähme vaatame siis, mis koletised seal kõik valmis tehtud on. Ja mul on reaalselt ongi vana aasta õhtu tunne. Ma olen ülielevil, mis saama hakkab, mis seal toimub. Kuidagi kogemata sattusin siia täpselt sellisel ajal. Ja mul on täpselt nagu kõik asjad ilusti paigas, et ei ole probleemi, et ma homme seal see nurga tagant tuleb midagi. Ma ei tulnud, aga nii et jah, ma olen mega elevil. Mulle tundub see linn ikkagi üsna tühi. Enamik kohad on kinni ja kõik on sellised suured annid ehitanud. Ma sattusin siuksesse kohta. Ma ei tea, mis asi see on. Aga reaalselt see kõik on nagu aastavahetuse vibe, sellepärast et kõik inimesed liiguvad ühes suunas. Sa näed, et mingid ettevalmistused kuskil on. Ja no nagu, ma ei tea, Eestis lähed kuuse alla, Austraalias suundud seal, kus iganes linnas sa oled kuskile järve äärde või jõe äärde või ma ei tea, Sydneys ooperimaja juurde on ja. Ja siin siis, ma ei tea, me kõik vähemalt sanuuris liigume McDonaldsi juurde. Siin see ootab. Et panna peale ilmselt see. Vau. Ehk siis jah, näed, siin üks kohalik on.
pidu rõivas. Ma ei tea, ma täiega tunnen, lihtsalt siin samamoodi. Ma täiega tunnen ja täna on neid ande ikkagi palju rohkem ja tundub, et ka luksuslikumad annid on. Neid on väga palju. Muidu ka, aga täna tundub, et iga nii-öelda koja ees on topelt. Ma vist hakkan vaikselt jõudma siia rohkem selle möllu sisse. Ja siin on ka üks, mille juures kõik pildistavad. Ma ei tea, kas ma võin üle tee minna, aga ma juba lähen. Ja seal on annid. Okei, siin on ühel pool, teisel pool. Seal on ristmik. Mingi põhjusel jäime kõik siia seisma. Tegelikult veel see põhikoht vist on natukene edasi, aga tundub, et siin on üks suurem ristmik, kuhu inimesed iga nurga peale on kogunenud. Nagu reaalselt tegelikult keset teed on kõik need inimesed siin. Ja ma ei tea. Tund aega on aega. Mis me teeme siin kõik tund aega? See on ikka crazy, mis siin toimub. Okei, ma tegelikult just sain aru, et tegelikult on siin päris hirmus olla, sest ma olen üksinda ja ennem oli kuidagi nagu õhku oli normaalselt ja järsku nagu tekkis siia nagu ümber. Selline asi. Ja mul tulid kõik need mingid hirmuvideod ja igasugused need asjad meelde, nii et ma tegelikult ei taha siin üldse olla, aga ma ei saa siit enam ära ka. Nagu massi sees üksinda ei ole väga turvaline olla. Ja meil on tund aega, kuniks asi algab, nii et ma kardan, et ma juba nägin, et mingid inimesed trügisid ette, aga nagu meil ei ole siin nagu ühel hetkel kuhugi minna. Ja siis on see, et sa jääd neil ette ju. Nagu lihtsalt vaadake seda rahvamassi. Ja nagu ma sain nüüd alles aru, kui ma siin sees olin, kus inimesed lihtsalt nagu hakkasid liikuma ja sul ei jää muud üle, kui liikuda kaasa. Sest tagandasid inimesed pressivad, aga ühel hetkel, kui sul ei ole kuhugi minna, mis sa teed? Ehk ma saan aru, kui ohtlik siin massi sees on olla ja üksi ka veel. Ma tahaks teada, palju siin inimesi praegu koos on, see on täiesti crazy. Okei, see mass tuleb ja mul ei ole kuhugi minna. Elektriliine hoiavad üleval sellega, et nad läbi mahuks. Ma ei tea, mis vahepeal juhtus, aga nüüd ma olen küll nagu reaalselt, ma ei saa isegi nagu, ma olen siia vahele lihtsalt pressitud ja nagu siin ei ole mitte kuhugi minna ja nagu ma ei tea. Näha on, kuidas ma läigin lihtsalt. Õhku pole. Okei, me oleme nüüd kõik siin tosu sees. Väga äge. Ja mis töö, see on lihtsalt crazy. Ma ei tea, kui palju inimesi seda kannab. Ja neil ikka kava peab olema täiega selge. Tundub, et ma jõudsin siia, kus kohas on kohalikud ja nagu näete, siis siin on ruumi, kõik on viisakad ja mõni turist ka, aga mulle tundub, et jah, et kohalikud saadeti siia, mulle tundus juba enne, kui seal inimesi juhendati, siis kohalikud saadeti siia tahapoole ja siin on nagu väga rahulik ja normaalne. Nii et ma nüüd tulin siia.
seal ees, kus on see põhiristmik, seal on ikka õudne, mis toimub. Nii et ma isegi saan ära minna, kui ma tahan ja ma arvatavasti lähen enne seda paraadi lõppu ära, sest see, ma ei taha sinna massi jääda. Väga tore oli. Samal ajal, kui käib paraad, samal ajal käib liiklus ka. Mingit piirde asja ei ole. Keegi ikka kuskil vilistab, seal on näha. Aga noh, jah. Ma ei tea, tundub kõik väga safe. Siuke tunne, nagu oleks siia, mis see teatris on, kardina taha sattunud. No nii, mulle tänaseks aitab. Nägin ära, oli väga lahe. Ma olen õnnelik, et ma mingi hetk otsustasin sealt nagu keskelt ära minna. No thank you. Ja läksin nagu edasi ja tegelikult ma enne nägin ka, et mingil põhjusel nagu kogu aeg kohalikke suunati sinna tahapoole. Seal oli ülinormaalne kõik. Keegi ei pressinud, keegi ei trüginud, nagu mul oli päriselt korraks paanika selle alguses sellega, kui mass lihtsalt ju, nad astuvad taha, aga meil on sein taga ees, meil ei ole lõpuks ju kuskil sellel nagu massil minna, ehk siis väga crazy, aga kui ma edasi läksin, siis oli normaalne, kaotasime telefoni peale ära, see meistame ja need kujud ikkagi on nagu, see on ikka väga hull, mida nad teevad, et ma lihtsalt täiesti lõpp ja no ma mõtlen, nad panevad veel põlema hiljem, see on täiesti nagu hullumeelne. Aga nii naljaks ma näen mingit samu inimesi, lihtsalt päeva jooksul mingi 7 korda näinud, iga kord uus riietus seljas, nagu mulgi. Aga jah, ühesõnaga ma tulin sealt kaugelt ära, ma käisin Circle K's, seal oli väga-väga palju inimesi. Ma olen nüüd Minimardi ees. Kus see Minimart on? Ei ole Minimart, see on lihtsalt Mart. Siin on liiga palju inimesi, ma viitsin siia minna. Mul on nagu nii veel oma jagu koju jalutada, nii et ma otsustasin, et ma liigun kodu poole, sest ma nägin piisavalt, ma ei pea kõiki kujusid ära nägema. Mul on täna esimene päev, ma olen natuke väsinud, vaatan, kas ma leian midagi süüa, mis on suht ebatõenäoline. Aga kui ma liigun sinna poole, siis suure tõenäosusega ma lihtsalt võtan ikkagi Circle K või kuskilt sellisest kohast midagi. Ma olen kõik teepealsed tanklad ja mingid siuksed, ma ei tea, Alfamart ja Circle K ja Minimart ja ma ei tea, mis kohad kõik läbi käinud. Igal pool olid mingid veidrad toidud, kui midagi väga ei olnud. Ja nüüd ma tulin siia. Siin oli nagu päriselt toitu, puuvilju ja asju ka, nii et no nii, olen enda kodutänavas. Kell on mingisugune 11, nii et me kuuleme helisid ja valgus veel põleb. Aga homme õhtul ma isegi ei saa siia tulla ja siis peaks kõik kustus olema ja vaikne. Ma olen valmis olema 24 tundi vaikuses liigutama. Ma käisin siis, kuna ma õhtus söönud ei ole, siis ma käisin läbi. Ma ei mäleta see koha nime, aga mis ma sealt sain siis. Tundub päris hea. Ühe saia sõin juba ära. Mis see kõik maksma läks üldse? 13 oltsi või 14 peaaegu. Ja kookos. Ja ongi kõik. Pidustuses olid väga lahedad. Ma olen nüüd väsinud. Ma lähen pessu ja magama. No nii, tere hommikust. Täna on 29. märts ja käes on njepipäev. Ma ei ole veel enda majutusest välja läinud, selles mõttes, et ega ei tohigi minna. Aga ma räägin siis nüüd lähemalt, mis see njepi on. Nii palju, kui mina tean, selles mõttes, kui ma mõne faktiga eksin, siis võite mind parandada, aga põhimõtteliselt siis täna on käes njepi, mis on siis väga austatud ja aukohas püha. Eile õhtul toimus siis paraad. See, mis eile õhtul toimus, oli täiesti crazy. Ühel hetkel mul oli tegelikult ikkagi päris hirmus, sest ma sain aru, et inimesed eest ei liigu kuhugi. Aga siis tagant inimesed pressivad ja siis sul jää muud üle, kui lihtsalt minna selle massiga kaasa. Mingil hetkel mul korraks tuli paanika, et ma ei taha seal olla, sest üksinda ka veel tegelikult
just selle nagu massi mõttes mul tulid meelde igasugu videod ja lood sellest, kuidas kuskil mingil üritusel inimesi trambiti lihtsalt surnuks. Noh, ilmselgelt aju ei pea tol hetkel sükst asju välja mõtlema, aga näed, mõtles. Indoneesia keelest ma aru ei saa, aga kehakeelt ma oskan lugeda päris hästi. Vähemalt ma jälgin selliseid asju, nii et kuidas kohalikud omavahel seal rääkisid, et ristmik paraat toimub täpselt seal, kus kohas meie seisime. Ehk siis tegelikult ta tuleb otse meie poole. Mingi hetk ma sain nagu sellest aru ja siis kuidagi läks laiali rohkem see rahvamass ja siis ma sain sealt minema. Ma liikusin teise kohta. Paraad hakkas pihta ja see oli midagi täiesti kirjeldamatut. Nii et kui sul on, see on liikuv püha iga aasta on see erineval ajal. Kui sul on plaanis tulla palile, siis selles vahemikus umbes, siis uuri kindlasti ja ma täiega soovitan tulla. Noh, vaatame, kuidas tänane päev muidugi läheb, aga põhimõtteliselt ei ole lihtsalt kokku pandud mingid kollikujud, vaid on tehtud reaalselt mega suured, nagu sellised reaalselt näevad välja inimesed, aga kollide peaga sellised õudsed, kellel on pikk keel väljas või kes on üleni punane või mis iganes. Kõik siis tulevad oma kollidega, neid kolle tassivad, ma ei tea, mitukümmend meest. Paraadi nagu mõte siis on see, et need tehakse need kollid, siis need kollid justkui tehakse natukene seal keskel siis show'd, kuidas need kollid justkui hirmutavad ära siis kurje vaime. Selleks on need kollid ja õhtu lõpus pannakse need ka põlema. Ja täna on siis vaikuse päev, kus terve riik, või mitte riik, aga terve Palisaar, terve riik pannakse seisma. See, kui ma ei olnud sellest enne kuulnud ja see on täiesti crazy. Kas te saate aru, et lennukid ei lenda? Elektrit ei tohi kasutada või nagu kui kasutad elektrit, siis hästi väikses mahus, et mul on nagu silt, kus on kirjas, et kui sa õhtul tahad elektrit kasutada, siis pane ainult öölamp. Me peame olema pimedas, me peame olema vaikselt ja me ei tohi minna tänavatele. Mulle meeldib nagu mõelda, et põhimõtteliselt tõmmatakse saarel stepsel välja. Mis tähendab, et kõik inimesed on kodudes peidus, nad võtavad aega iseendale, et puhastuda ja alustada uut aastat värskena või uuena või usutakse, et kui kurjad vaimud tulevad, siis nad näevad, et saar on inimtühi, siin ei ole mitte kedagi. Ja siis nad ei taha siin olla, siis nad lähevad ära. Ehk siis niimoodi hoitakse kurje vaime eemale. Miks need kurjad vaimud ainult aastavahetusel siia tulevad, ma ei tea. Ja mul selles mõttes vedas, et väga paljudes majutustes sul ju ei ole külmkappi või ma ei tea, mingid sellised asju. Mul vedas, ma ei teadnud, et siin on, mul on need kõik asjad olemas. Mul korra oli, et issand, ma ei tea, et kas ikka võetakse seda nii tõsiselt, aga kui on ikkagi igal pool ametlikel lehtedel on ka, et turistidele hoia nii-öelda soovitused, et andke oma perele teada, et võib olla ka internetikatkestusi. Päeval muidugi meil on päiksevalgus, aga kujutate ette, kui jõuab kätte öö, siis see, kui sul on terve saar pime, siin ei ole mitte ühtegi valgust. Täiesti crazy. Ma olen ülimalt elevil selle üle, et ma siin saan olla ja ma vaatan, kuidas läheb. Praegu lähme vaatame, ma lähen hommikut sööma, vaatame, kuidas sinna minek on, kas asi on nii tõsine, kui ma arvan ja igal pool räägitud on. Ja ma proovin, kui ma saan, siis ma proovin õhtul nagu välja hiilida, et ma kuskil kaugele lähe, aga kas või siia enda maja ette. Aga ma ei tea, lähme vaatame, kuidas hommikusöök läheb. No nii, siin on mul siis hommikusöök. Avokado toast tuleb ka veel. Selline on siis palineiskohvi. Siin sees on siis paks, sa näed, siin on puru. Ja see kõik siis paks vajub siia põhja, aga see ei ole selline paks nagu meie see nii-öelda pätikohvi on. Aga head isu mulle. Üks küsima, kas nad ise söövad täna või nad taastuvad. Ma tean, et ma pidin võtma teise magustoidu või selle hommikusöögi, aga ma võtsin täna jälle sama, sest see oli nii hea. Mis ma tahtsin öelda on see, et aitäh indoneesia keeles on terima kasih ja nii-öelda see siis palun või no mis sa aitähile vastu ütled, see on siis sama.
nagu vaadake neid hindu. Siin on super hea toit, 2,50 supp. Värske maht ka tegelikult väga odavalt. Näed, chicken satay näiteks, 5. Mis näitab populaarseid valikuid, ma tegelikult ei tea. Lähme siis kodu poole tagasi, siit on kinni, nii et tagant kaudu. Terima kasih. Sorry. Terima kasih. Terima kasih. Kas lähme vaatame korraks, kas tänaval pole kedagi või? Lihtsalt piilume. Ma pean sinna minema, on ju? Kedagi pole siin. Tühi. Need hääled tulevad seal meie restoranist. Mis asja? Selle aega, kui ma söömas käisin, keegi on mu toas käinud koristamas. Ma arvasin, et täna ei tehta seda. Nagu kõik korras juba. Lõhnab ka hästi. Igal juhul Naksa Homestay hotell. Täiega soovitan. Või nagu, ta ei ole hotell, aga homestay. Väga viisakas ja tore ja kõik on väga toredad. Kell on mingisugune 1:30. Vaikuse päev, nepipäev käib täies hoos. Ma vaatan, ma panin oma Chromecasti nüüd, vaatasin sealt, et meie pildid jooksevad siit telekast. Väikest on näha. Ma tellisin endale süüa. Ma ei lähegi sinna restorani sööma, vaid ilmselt saan siin samas basseini ääres süüa, nii et loeme veits raamatut ja ootame süüa. Kartulisalat või rassian salat. Tundus olevat meie kartulisalat. Ma jätkan seda vaatama, ei ole selles päris kindel, aga maitseme ära. Jääga oliiverisalati juurde, see on ilmselt õige. Ma olen nüüd olnud täpselt 4 tundi peaaegu basseini ääres, isegi vist veits kauem. Ja tiksusin niisama, aga ma lugesin Human Designi raamatut ja nüüd ma mõtlesin, et vahelduse mõttes, kuna 5:30 pannakse kinni ja kell on kohe varsti 4, 15 mintsa pärast, siis ma lähen teen ühe ringi kodurestoranis ja kuna ma hommikul sisse kõndimist ei filminud, siis ma filmin seda nüüd, nii et te näete siis, kuidas kui muidu läheme mööda tänavat sinna restorani, siis praegu peame koduhoovist minema, sest me ei tohi tänavatele minna. Ja siis äkki lähme piilume korraks tänavale, aga ma tagasi tulen. See on nüüd siis tegelikult ju nende koduhoov ja see on väga tavaline, et homestay kohtades ongi niimoodi, et neil on nagu oma hoov on siin kuskil taga ja siis nad peavad kodumajutust ja restorani. Hi, can I go there? Jah, thank you. Ja siit me siis lähme, selline köök on väga tavaline. Hi! Ja olemegi jõudnud restorani. Muidu on siis need asjad tegelikult lahti ja see on tänavale restoran, aga praegu on siis kõik kinni. Sain enda litšitee kätte. Tulingi siia enne õhtusööki litšiteed jooma. Panen laivi sisse ja mulle väga maitseb see tee. Väike update niimpipäevast. Üks tähelepanek. Ma ei tea, kas see võib olla äkki natuke Euroopa teema ka. Ma kuidagi tunnen, et kui ma näiteks House'is niimoodi ringi käin ja filmin ennast, räägin kuskil või mis iganes, siis inimesed väga ei pööra selle tähelepanu, kedagi ei huvita.
siis mul on tunne, et vähemalt siin pallil see nagu eile ja täna, mis ma olnud olen, kõik vaatavad, kõigil on mingi oh my god, mingi ühesõnaga kuidagi, et ma tunnen seda tähelepanu endal ja noh, ma tean ju, ma selles mõttes kuulen, et kas nad on siis sakslased või nad on prantslased või mis iganes, ühesõnaga Euroopast inimesed on ju. nii et ma ei tea, mis värk sellega on või siis on asi pallis. Et kui sa oled pallil, siis võib-olla inimesed võivad arvata, et sa oled mingi, oh my god, tegelikult sa ei tea, sa võid olla mingi, ma ei tea, kelle kõrval, kellel on mingi, ma ei tea, kui palju vaatamisi kuskil. Kell on 4:56 ja kuni homme kella 6-ni on veel see, kus välja ei tohi minna. Muiduks mina ärkasin kell 7, hommik oli väga vaikne. Nüüd on kuulda juba tegelikult taustal ka inimesed on kõik siia keskele kokku kogunenud viimase mingi 2 tunni jooksul, et päeval kõik istusid vist tubades, sest neil on ülemine korrus ka veel. Et nüüd on ka 2, mulle nii meeldib, 2 neist on siinsamas basseini kõrval ja teevad koos rissõna, nagu arutavad omavahel midagi. No ma ei saa aru selles mõttes, ma ei oska niimoodi vene keelt, aga vene keeles nad räägivad. Ja istuvad koos niimoodi rannatooli juures ja siis neil on paber ja pliiats ja rissõna ja siis nad siis arutavad seal vist, mis sõnu sinna panna, ma ei tea. Siis minu kõrval naabrid mängivad kaarte. Siis väga palju tulevad raamatud. Minu meelest mingi hetk oli lihtsalt siin nagu hotellis selline nagu raamatuklubi vibe. Ja ma põhimõtteliselt olengi 5 tundi lugenud raamatut ja nüüd ma just ujumas käin ja nüüd ma just käisin pesus. Ja kuna pool tundi on aega, kuniks nad panevad ka selle nii-öelda koduresto kinni, siis ma tellin omale varsti nuudleid ja ausalt öeldes ma olengi täiesti läbi omadega, nii et siis ma olen valmis toa poole liikuma ja pigem ma ütleks ka, et see vibe on olnud täna selline hästi rahulik. Mulle meeldib, mulle täiega meeldib see vibe, mis siin on. No nii, Miie Goreng. Ma tegelikult olen seda kunagi varem söönud, aga mitte sellel tripil. Näeb väga maitsev välja. Nuudlid juurikatega. Miie Gorengi sa saad siis nagu menüüst oli näha. Miie Gorengi saad võtta siis, mina ei tea, kanapork, mis iganes sa tahad on ju. Minule meeldib juurikatega. Väga maitsev. Ja nii nasi Gorengi, mis on siis praetud riis, kui ka Miie Gorengi, mis on nuld. Kõrvale pannakse siuksed chipsid. Ma ei mäleta, kuidas me kutsume neid, aga need on maitsevad. Mina olen ikkagi seda meelt, et kui sa käid, kus iganes sa käid reisimas, ja siis loomulikult inimestel on erinevad talumatused, kes mingeid kindlaid asju söö, bla, bla, ja see on fine. Aga ma mõtlen, et kui ma tulen Indoneesiasse või Balile on ju, siis ma üritan siin käia varungis ja süüa kohalikku toitu, mitte pastat, mitte pizzat. Ma olen neid ka paar korda söönud, aga ma üldiselt ei söö neid, sest minu loogika on see, et nad oskavad enda toitu teha. See toit, mida nad ise igapäevaselt söövad, nad oskavad seda teha ja sealt on võib-olla natuke keerulisem sul saada toidumürgitust kui a la pizzast, pastast, purksist või mingitest toitudest, millest nad tegelikult midagi ei tea. Nad proovivad lihtsalt seda järgi teha läänelikult, sellepärast et turistid tahavad. Ja see ei käi Bali kohta, see käib kõige kohta. Tais käisin reisil täpselt samamoodi. Ma proovin süüa ikkagi kohalikku toitu ja kohalik toit on tavaliselt nii hea, eriti Aasias. Naksa homestay 5+ ja Naksa varung söögikoht. Ülihea. Jõu. Njepi. Õhtu on käes. Mis kell on? Kell on 7 õhtul. Lamp, mis võib töötada, töötab. Mul on väikesed tulukesed ka. Ma ei tea, ma mitte kunagi varem pole tulukesi ostnud. Väga imelik, et ma ikkagi seekord ostsin, ma nüüd mõtlen. Lähen piiluma õue. No nii, ma olen jõudnud õue. Tegelikult seal tuluke ei tohiks põleda, sest iga õhtu käiakse pannakse siin tuled tööle. Aga täna ei ole pandud meil, nii et ühesõnaga siin on täiesti kott pime, nii et ma ausalt öeldes ei tea, mida ma teile filmin. Aga ma väga tahaksin minna. Ai, juba vaadatakse mind. Kas ma saan siit ruttu jooksu või? Sain. Issand, ma ei näe midagi. Nii. Oh my god. Pidin südare saama, keegi liikus, aga see oli vist koer. Te peate mind lihtsalt uskuma, aga ma olen tänaval hetkel. Taevast on näha. Aga muidu on ju alati ikkagi tänavatel on tulukesed, isegi kui poed või asjad on kinni, siis näed, seal keegi liigub. Või plinn, ma lähen igaks juhuks ruttu tagasi. Oh my god, ma kardan. Mingi koer tuleb, issand jumal.
Oh, sorry. Okei. Ma ei tea, mingi koer tuli haukus, nagu veits haukus ja jooksis mu poole. Aga põhimõtteliselt jah, seal, kus enne tuli põles, just käidi ja paluti tuli kinni panna, et me peame ikkagi pimedas olema. Ma ei tea, kas video peale jäi see, aga kuskilt tuli mingi valgus, ehk siis keegi kõndis, mingi inimene oli seal ja nagu ta kõndis ühelt tänavalt teise, pidi minema, mulle tundus, et see valgus tuli nagu nurga tagant ja siin on hästi kitsad nagu tänavad, nagu tunnelid oleks. Ja siis see valgus tuli minu, nagu ta pööras seda valgust minu poole, ju ta nägi siis minu valgust ka vist. Mingi valgus mul pidi olema, sest õues oli kottpime. Ja siis ma kuulsin nagu, et koer jooksis mu poole ja veits nagu hurises või aukus, ma ei tea, ühesõnaga ma jooksin ruttu majutusse ja siis see naine tuli ka vastu mulle, et ta nägi, et ma nagu olin väljas. Igal juhul ma ei teinud mitte midagi, nagu ei tohi välja minna siit majutusest ja ma ei läinud majutusest selles mõttes välja tänavatele, vaid ma seisin enda majutuse ees ja lihtsalt nagu see koht, kus kohas sa pöörad tänavale põhimõtteliselt, et kui ma hommiku videos on näha nüüd tegelikult, kuidas ma sealt vaatan vasakule ja paremale, siis ma reaalselt astusin ühe sammu lihtsalt edasi ja olin nii-öelda peaaegu tänaval. Nii et ma ikkagi ei läinud tänavatele ja ei julgeks minna ja polnud plaanis, aga ma ei usu, et see politsei oli. Ma arvan, et see oli, ma ei tea, lihtsalt keegi käis. Ma ei tea, igal juhul nad ikkagi kohalikud võtavad seda väga tõsiselt ja ma räägin, et siin käidi paluti kustu panna terrassi tuli. Nii et me oleme kõik peidus nüüd kurjade vaimude eest. Ma nüüd olen õues jälle ja nüüd on nagu see õige vaatepilt, et kõik on pimedas. Kõik on pime, kõik on kustus.